Nii suur nõel või? Täna meil patsient, kes kurdab kaela-õlavõtme pingeid, kontoritöötaja, väga palju istumist, sundasendeid ja tunneb, et kael on kange, õlad natukene kanged ja täna teeme temale nõelravi, kus me kasutame selliseid nõelu. Nii suur nõel? Mine metsa. Ma kardan juba võits. Tegelikult asi pole üldse nii hull. Me kasutame erinevates mõõtmetes nõelu, alates kõige väiksem on meil 1,5 sentimeetrit, 15 millimeetrit ja siis lähme vaikselt suurtemate juurde edasi. Need kõige suuremad nõele, mis ma sulle näitasin, kasutame tegelikult suurtemate lihaste puhul, näiteks nagu tuhara lihas ja ka suurtemate inimeste puhul. Et väiksema inimese puhul me kasutame väiksemad nõelu ja üldiselt ka kõigi patsientidega pigem alustame väiksematest nõeldest. Ja kui sellega on okei, patsiendile sobib, taluvus on hea, siis vajadusel võime progresseeruda ka viisamate nõelte peale. Esmalt teeme piirkonna puhtaks, mida me nõelame. Täna me teeme pigem vasakut keha poolt ja trapetslihast. Püüame leida lihasesse mingid pinges kohad või siis kui inimesel on üldiselt terve lihaspinges, siis püüame leida selle kõige valusama piirkonna. Esmalt olime juba mingi palpeerimise ära teinud, aga on tunda, et katsudes pigem see piirkond siin tundub selline sõrmel natukene paksem ja rohkem pinges. Ehk see on see piirkond, mida me siis hakkame nõeluma. Kaitse eest ära. Anname patsiendile märku, et kohe hakkab nõelumine. Valmis? 3, 2, 1 ja nõel on sees. Ja siit hakkame vaikselt viima nõela aina sügavamale. Näha on, et nõelal on pigem tugevam takistus. Siis me teame, et oleme enam õiges kohas, et lihas on pinges. Kui lihas pinges ei ole, siis läheb nõel nagu läbi või sisse. Võib esineda ka lihaskontraktsiooni, mida siis hetkel näha ei ole. Nii, siis paneme ka teise nõela. Paneme õigesse kohta, valmis, 3, 2, 1. Nõel on sees ja viime nõela sügavamale. Väike lihaskontraktsioon oli, ehk see näitab, et oleme täitsa õiges kohas ja nõelad on sees. Ja niimoodi jätame nõelad siis sisse umbes circa 6 minutit. Kas patsiendil on hea ja mugav? Jah, siis nõelad jäävad sisse. Kui patsiendil esineb ebamugavustunnet, pearinglust, patsient tunneb käes mingid surinaid, siis me võtame nõelad välja. Kasutame veel koos kurvnõelraviga ka elektristimulatsiooni, et see siis suurendab neuromuskulaarset aktivatsiooni ja valumodulatsiooni ja aitab vähendada ka lihaspinget, ehk siis on veidi efektiivsem kui tavaline nõelravi. Ja siis hakkame järk-järguliselt suurendama siis sagedust ja põhimõtteliselt visuaalselt tahame näha lihaskontraktsiooni ehk lihastõmblust. Et siin nõel on sees, et näete, läheb siis elektrivool, mis siis paneb selle lihase tõmblema. Tunnen, kõik hüppaks nagu tuudi peale. Just. Ja täpselt sellise rütmiga ta siis teebki seda kontraktsiooni ka. Aga üldiselt selline protseduur võib siis kesta alates mõned minutid, mida me esimesel korraga tavaliselt teeme, kuni siis võib ka rahulikult kuni 20 minutit ka seda protseduuris lasta teha. Siis kui oleme teraapia lõpetanud, lülitasime masina välja ja siis võtame küljest ära. Nii, ja seejärel hakkame siis ükshaaval nõel välja võtma, teavitame sellest ka patsienti, et nüüd ma võtan esimese nõele välja. 3, 2, 1, nõel on välja, siis võib natukene piirkonda masseerida ja siis annan märku, et võtan teise nõele välja. Seekord mingit veritsust ei ole, vahepeal võib tekkida väike verejooks, siis me kasutame salvrätikut, et verejaoks ei ole midagi hullu, lihtsalt läksime veresoonele pihta, mingit sinikat üldiselt see ei jäta. Kontrollime üle, et kõik nõelad on välja võetud ja siis võib patsiendile anda märku, et ta võib püsti tõusta. Kuidas siis enesetunne on? Pearinglust, iiveldust, halb ei hakanud? Ei, midagi sellist ei ole. Et siis, kui need nõelad sees oli, siis oli siuke huvitav tunne, nagu keegi oleks niimoodi nagu teinud lihtsalt terve aeg. Nagu nõeltega erinevates piirkondades. Aga muud ei olnud nagu. Ja valus polnud üldse nagu siis, kui nõelad sisse panid, kui nõelad välja võtsid, siis kui nõelad seal elektrit andsid üksteisele, üldse polnud valus. No siis on hästi. Põhimõtteliselt veel võib-olla tänasest õhtust, võib-olla homsest hommikust võib tekkida selline tunne, nagu sa oleksid selle lihase hästi tugevalt ära vesitanud. See võib esineda mõned päevad ja siis see tunne võiks maabuda. Kui tekib mingi halb enesetunne või mingid küsimused selles osas, siis sa võid meiega alati ühendust võtta.